et ma olen Jelisaveta ja käisin selle aasta oktoobris Austrias akadeemia õppenädalal. Me käisime sellises linnas nagu Linz, tegelikult suhteliselt väike linnake, Viinist umbes 2 tunni kaugusel, aga väga armas oli. Kui ma esimest korda nägin kirja, kus tutvustati seda kandideerimisvõimalust, et saab nagu sinna minna, siis ma kohe nägin sellest pealkirjast, et ma pean seal olema. Et see pealkiri oli umbes selline, et strength-based coaching ehk siis tugevustel põhinev coaching ja see teema ja see riik nagu mõlemad paelusid mind selles mõttes väga. Mul oli 2 tegelikult asja, mis mulle hästi nagu hinge jäid. Üks on meetod, mille ma sealt tõesti nagu ära õppisin selle nädalaga ja teine on see rahvusvaheline kogemus. Sest meie grupis oli kokku, ma arvan, et umbes 15 inimest, kus oli inimesi Inglismaalt, Horvaatiast, Soomelt, meil oli 3 Eestist ja õpetaja ise oli hollandlane, et tegelikult seal laua taga ei olnud ühtegi Austria inimest, kuigi me kohtusime seal Austrias. Ja inimesed olid hästi erineva taustaga. Teine asi on see meetod. Ja meetod on selline, et kui meil siin Eestis, võib-olla igal pool maailmas ka on inimesed harjunud niimoodi mõtlema, et kui mul on probleem, siis mul on probleem ja inimene on justkui nagu selle probleemi lõksus, siis selle coachingu meetodis räägitakse probleemist täpselt, ma tea, 10 minutit ja see on kõik. Rohkem sellest ei räägita. Vastupidi, uuritakse siis hästi palju seda, mida inimene tegelikult tahaks ja kuidas ta tahaks elada. Ja uuritakse väga palju neid eduelamusi või häid kogemusi, kus inimene on oma probleemist kuidagi üle saanud. Ja selline lähenemine annab hästi palju energiat, eneseusku, hästi palju entusiasmi ja kuidagi see probleem ei tundu enam üldse pärast nii kohutavalt suur ja võimatu. Mulle kes selles mõttes üllatavalt hästi ja ma arvan, et kuigi üllatusi võib igalt poolt tulla, ikkagi see kogemus on suures nagu joones kindlasti rikastav ja positiivne. Näiteks ma ei pidanud üldse mõtlema piletitest, hotellidest, rahast. Kõik oli justkui nagu ette orgunnitud ja kõik oli nagu minu eest ära tehtud. Ja mina sain ainult nautida seda õppeprotsessi nagu kulugu. Ainuke asi, mis mind võib-olla muretsema pani korraks, kas inglise keeles, kas ma saan hakkama, on ju, sest eriti need Inglismaa poisid rääkisid seda päris inglise keelt, on ju, mis oli kohati selline arusaamatu. Aga ka koolitaja jaoks oli nende aktsent kohati arusaamatu. Et see selles mõttes oli väga avalikult laua peal ja see kõik oli nagu selles mõttes hästi aru saada, et kõikide jaoks on teine keel. Et me ei häbenud üldse mingisuguste vigade või mingi muude asjade pärast, et lihtsalt rääkisime. Et ma selles mõttes kindlasti soovitaks kõikidele vaadata need pakkumised väga tähelepanelikult üle, et kui vähegi mingi teema kõnetab, siis kindlasti tasub minna. Aga ma ütleks, et ei tasu minna lihtsalt selle nagu mineku pärast. Et võiks ikkagi vaadata teema sisse, sest jah, selles mõttes on hea öelda, et me käisime seal linna peal väljas õhtuti ja rääkisime juttu, aga suurem osa oli ikkagi see õppimine. Ja ma arvan, et kui see teema ei kõnetaks mind nii väga, et see visiit oleks hoopis teistsugune. Et selles mõttes kindlasti tasub vaadata ja kindlasti tasub väga hoolikalt valida, mis need teemad nagu on. Ja kindlasti see rahvusvaheline kogemus annab nii palju juurde kuidagi selle silmaringi osas ja kuidagi üldise arusaamise osas, kuidas maailmas asjad käivad, et see on lihtsalt asendamatu.